head kuulajad, Geeniuse digisaade on siin 27. jaanuaril ja siin on Hans Lõugas, Meelis Väljamäe, Glenn Pilvre täna rääkimas sellest, kuidas tehnika uudistest on meile jäänud kõrva nii mõndagi halba. Aga võib-olla ka midagi head, igatahes räägime täna telekomi teenustest Eestist ja muidugi hindadest, räägime uutest telefonidest, mida nendest telekomi teenustes kasutada ja natukene isiklikke läbielamisi e-riigiga. Ja kõik see kokku tulebki siis 27. jaanuari saade. Alustame võib-olla siis viimase nädala põletavama teemaga. Mina, nagu paljud teised Eesti inimesed, said postkasti teate Telialt reklaampakkumisest, kus oli siis kirjas, et lähiajal aktiveeritakse mu kodu interneti praeguse ühenduse asemel 2 korda kiirem. Ja minul on siis selline automaatselt olen sellise pakkumise osa, kus mille nimi on proovi sama kuutasu eest 2 korda kiiremat koduinterneti ühendust. See kehtib 30 päeva. Ma ei pea midagi juurde maksma. 30 päeva on möödas, siis rakendab mulle uus kuutasu. Et näiteks kui siin on, mul on 100 megabitti sekundis ühendus, mis maksab 27 eurot, umbes sentidega, siis ma 30 päeva saan kasutada 200 megabitti sekundis ühendust ja kui 30 päeva täis saab, siis ma pean maksma 30 eurot ja 50 senti. Ja see tehtib siis kõigile Telia klientidele, kellel on kodus, olgu siis 100 või 50, kellel on olnud siin näiteks 19 eurone kodupakett, 6 aega on ta 2 korda kiirem ja siis läheb see 24,4 euro peale. Et see on, mis me saame öelda selle nädala jagu tormi järel, kus on kõik inimesed on võtnud võib-olla siis sellest kampaaniast kinni ja öelnud Telia kohta erinevaid sõnu. Alates valitsuse pressikonverentsist kuni kindlasti kõrtsilaudadeni välja väga erineval tasemel, aga ma arvan, et sõnum on see, et nii ikka ei saa. Ma ütleks, siin on mitu aspekti, mida võiks menetleda. Et esimene aspekt on menetleda seda, et kõigist austustest Telia üksikisikute vastu, kes on reeglina toredad, tahaks ma küsida, et kus on peidus idioodid. Sest et kui sa istud koosoleku laua taga ja mõtled, et teeme sellise huvitava kampaania, et inimesed peaksid aktiivselt selle lõpus ütlema, me ei taha või te hakkate maksma rohkem. See on ülimalt tõenäoliselt seaduse vastane. See oleks väga tore, kui selline müügivõte ongi seaduse vastane, aga lihtsalt minu jutu sisu on see, et kas ei saa ükski inimene aru, et selline asi, kui tal vägisi muudetakse, vägisi on vale sõna, kui tal muudetakse ühepoolselt siis mingisugune teenus kallimaks ja see, et ta muudaks selle odavamaks, nõuab aktiivset sekkumist. Et see on nagu täiesti idiootne lähenemine, et tegelikult väga lihtne oleks olnud teha see sama kampaania niimoodi, et inimesel oleks aktiivset sekkumist olnud vaja siis, kui ta tahab selle paketi säilitada. Ja kõik oleks olnud väga okei. Niimoodi ju kaotab kõik need inimesed, kes seda meili ei loe või lihtsalt ei taipa ja siis ei saa automaatselt endale kallimat paketti. Aga no see on ju sama hea, kui et kui ma kellegi taskust 100 ja 50 eurost ei võta, siis ma ei saagi seda kätte, sest ta muidu ju märkab, et ma selle võtan. Minu arust vist oli Hendrik Ronnemaa, nagu see näide oli päris hea, et see võrdub sama, kui Selver toob sulle ukse taha koti kartulid ja ütleb, näed, siin on sulle tasuta kartulid ja kui sulle kartulid ei meeldi, siis toonab meile 6 pärast tagasi, aga kui sa kasutama hakkad, siis me paneme selle 6 algus arve. Teistpidi oleks võinud ju sama hästi, küsida mingisuguses faasis lihtsalt inimeselt aktiivselt nõusolekut. Praegu jäi see puudu. See on see koht, mis jäi täielikult puudu. Et minu arust see ongi üks pool sellest kogu probleemist, mida võiski menetleda. See ongi kogu probleemi olemus, eks ole. Firma tahab head. Teate, et praegu on digiprügikoristus kuu, mida Telia veab. Ja väga palju prügi tuleb sellepärast, et kodus on väga kiire internetiühendus. Väga efektiivne oleks, kui kõigil inimestel teha näiteks internet 2 korda või 3 korda aeglasemaks. Sest siis tuleb palju vähem digiprügi meie arvutitesse, aga Telia nagu hinna jätab samaks, et ma ei kaotaks midagi hinnast, aga lihtsalt palju vähem prügi tuleks. Et palju kampaania ideid oleks. Palju tuleb digiprügiga siis, kui Telia neid kirju saadab inimestel, eks ole. Igal juhul ma tulles tagasi selle jutu alguse juurde, ma ei saa tõesti aru, et need inimesed, kes saavad kõrget palka, istuvad koosoleku laua taga, teevad selliseid otsuseid. See on täiesti arusaamatu. Asi on selles,
ma tegelikult ei ole vist suga nõus, et seal on väga nagu rumalad otsused, pigem on katse ütleks, nagu nihutada neid piire. Ameerikas, see on hea risk, et kui see läbi läheb, siis on kõik väga hästi. Väga palju on e-tarkvara puhul selliseid trikke, kõige kuulsamist on Adobe, mille kohta öeldakse Ameerikas on palju kohtuasju ka nagu dark patterns, ehk on mingi viis, alustad näiteks mingit, ostad, et ma tahan kasutada Adobe pilveteenust ja seal on kirjas, et sa maksad selle eest mingi 40 € kuus, 7 päeva on tasuta. Ja kui vajutad okei, siis võetakse su krediitkaardi pealt maha mingi terve aasta jagu raha ja tagasi seda kunagi ei saa, sest sa ei lugenud väikest kirja. Ja nüüd meil toimub Eestis samamoodi nende väikeste, nende piiride nihutamine, et aga inimene ei loe seda väikest kirja ja me hakkame talt rohkem. Aga ma segan korraks vahele sinu jutule juba. Seal oli koht, kus sa vajutad okei. Elise pakkumises ei olnud seda kohta, kus sa vajutad okei. Telia. Ei, tal on see Telia pakkumises, ma olen kunagi ju tellinud selle 20 € või 15 € teenuse ja nüüd see muutub, on ju. Jaa, aga praegu oli küsimus selles, et tegemist ei olnud lihtsalt hinnatõusuga, tegemist oli selle kohaga, kus sa peaksid vajutama aktiivselt okei, et sa oled nõus ja seda kohta polnud. Aga see ongi see nii-öelda tume dark pattern, tume muster, et inimene ta näidatakse ühte infot, aga ta teadmata kuskil juriidiliselt seob ennast mingi muu asjaga. Ja see on see piir, mida üritatakse nihutada ja mida meil Eestis nagu tegelikult ei ole väga palju olnud. Ei, seda küll, aga ma tõstaks selle teise kategooriasse, sest nende teiste näidete puhul oled sa vajutanud kuskil okei. No siin võib tekitada ka paralleeli sellega, et ma valin näiteks omal mingi kuuteenuse, millest on siis prooviperiood, 2 nädalat, kuu aega, mis iganes. Aga fakt on see, et seda teenust sõlmides ma vajutan okei, ehk et ma olen järelikult lugenud läbi tekstid, võib-olla mõned on väiksemad, mõned suuremas kirjas, aga ma olen nagu nõustunud. Aga praegu on olukord, kus tegelikult Teliast tuli kiri ja sa ei pidanud kusagile vajutama. Kui sa selle kirja prügikasti viskasid, sa ei saanud üldse aru, et midagi juhtus, kui see kuskil spam-filtrisse läks. Ja peale seda sa ei pidanud samuti kuskile vajutama ennem, kui sa lõpuks said kätte oma suure arve. Seda ma mõtlengi sinuga, et see on uus Eestis. Meil ei ole selliseid müügivõtteid olnud. Kui sa saad lõpus kätte oma suure arve, siis on tegelikult tõenäoliselt sul see 30 päeva periood kukkunud, ehk siis sa ei saa enam nagu sellest loobudeks. Ja see on muidugi eraldi teema, ongi see 30 päeva periood, et praegu on ka see, mis nagu niisuguseks piiripealseks selle natuke nihutas, et meie võlaõigusseaduse kohaselt lepingu muutusest peab ju teavitama vähemalt 30 päeva ette. Et praegu oli see hetk, kus ma saan aru, et see kiri tuli tegelikult väiksema etteteatamise ajaga, aga seal võib tehniliselt vaielda, et leping muutub alles siis, kui raha rohkem küsitakse, et leping ei muutu siis kohe. Absoluutselt, see on kindlasti nii. Mulle tuli teada jaanuaris, kui mul nüüd mingi hetk hakkab paari päeva pärast see periood pihta, see kestab 30 päeva ja pärast seda tuleb uus pakett, kõik on jokk, et ma ei usu, et see on praak, see ei ole mingi, et keegi tegi vea kuskil, see on teadlik viis nihutada neid piire, kuidas Eestis seda teenust inimestel nagu veel keerulisemaks teha, et paljudes riikides on see, et sul on mingid mitmeaastased lepingud, kust lahkumiseks sa pead saama. Eestis on ju ka mõni aeg tagasi olnud need trahvid, et ära saamiseks, me oleme harjunud sellega, et meil on elu end paremaks, aga nüüd ega see ei ole nii lihtne. Teenusepakkujad püüavad kogu aeg nihutada neid piire, et me vajume vaikselt jälle sinna sohu tagasi, kus me oleme mingisuguse juriidiliste lepingute, ma ei tea, seotud käest jalust. No, ma saan aru, et sa proovid nagu leida sellist mingit tarkuse iva kleepida selle otsusele külge, aga tegelikult ma tahaks lähtuda sellest, et inimesed ikkagi oma üldjoontes on nagu targad ja head, mitte et nad oleks sellised, et nad tasuta pakuvad asju, aga küll öeldakse, et iga reklaam on reklaam, aga ma ei tea, kas see on okei reklaam, kui terve nädala Eesti meedia on rääkinud, milline tore firma on Telia hetkel. Tegelikult siin ongi ju see, et nagu sa välja tõid, et sina tahaks teada, kes need inimesed olid, kes seda otsustasid ja tegelikult mina olen ka täiesti veendunud, et Telia ise ei osanud oodata, et see nagu sellise kelle külge pannakse. Oota, aga samas Telia tehnoloogiast Andrev ise ütles, et nad tegelikult tahtsid hindu alla tuua. Ma tsiteerin, et tegelikult tulevad hinnad alla, gigabitine kiirus langeb 73 € pealt 55 € peale, nii et kes maksid seni 15 € oma aeglase neti eest, nad saavad palju soodsamalt 55 € interneti. Nii et... Ja tegelikult ainuke, kellel nagu natuke midagi paremaks läks, olin mina, sest et ma sain, minul ennem 300, nüüd ma sain sama raha eest 400, et ma sa said 25% juurde väärtust, kuidas sa ei ole rõõmus ja õnnelik, et Telia on teinud sulle teene. Samas ma pean muidugi mainima ka siin seda, et kunagi oli mul 500 pakett ja kui Telia tõstis eelmine kord või üle-eelmine kord millalgi väga tugevas hindu, siis ma lihtsalt downgrade'isin selle 300 peale alla, siis mul nii kiiresti vaja, mida nii palju maksta. Kunagi oli hullem.
aga lähme korraks selle juurde, mida teha saab, mida meie nüüd astume tarbija kingadesse, mida me teha saame, kui see Telia tõstab meil hindu niimoodi, siis me lähme konkurendi juure. Kui me saame, enamasti me ei saa. Nüüd on probleem on seal, et kui sul kodus ei tule rohkem kaabelit, seal on see probleem. See on vaja lahendada. Teine olukord, kui mul tuleb mitu kaabelit koju, kuidas meil konkurentsiga on? Kas te olete valmis, võtame näiteks ise, kas te olete valmis vahetama operaatorit oma kodus, kui Telia lihtsalt lambist tõmbstab? Kui pakkumine on piisavalt hea, kui hind on väga sarnane, siis see ei ole väärt seda vaeva. Ja praegu ongi Eestis tegelikult päris tihti ka mobiiliteenustega ju see, et see paketivahetus ei ole tihti mõistlik, sest et lihtsalt konkurendi juurde mineks, sest konkurendi hinnad on liiga sarnased. No siin tundub ikkagi üleüldse kummaline natuke see, et või noh, võib-olla vale sõna öelda kummaline, aga lihtsalt jälle selline fakt, mida korra välja tuua. Ikkagi üldistatuna on ju kõige kallimad Telia hinnad, keskmised on Elisa hinnad, kõige odavamad on Tele2 hinnad. Kõige suurem on Telia, võtab kõige rohkem kasumit, keskmine on Elisa, kõige väiksemat siblib Tele2. Et võiks olla ju vastupidi, sest et Telial on meeletud käibed, Telial on meeletud kasumid. Miks on tema hinnad kogu aeg kõige kõrgemad? Ja vastupidi, minust on väga selge põhjus. Seepärast ongi kõige suuremad kasumid, et teil on kõige rohkem teenivad. Kui sa oled, aga ma küsin seda. Kõige rohkem kliente ka tegelikult. Ma ütlen ikkagi seda, et meie peame tarbijatena peeglisse vaatama. Kui ma saan sekundis 100 megabitti infot oma koju, siis miks ma eelistan T-tähega firmad E-tähega firmana või Teliale, Tele2-le, mis vahed see on? Muidugi, aga miks sa eelistad siis, miks sa oled veel Telia klient? Ma ei ütle praegu siin midagi, et ma võib-olla olen siin oma sammud teinud, aga ma tahan öelda seda, et mul on see brändi lojaalsus mingite megabittide liigutamises sekundis on ma ei saa aru sellest tihti. Miks inimesed tihti püsivad, et ma eelistan ühte brändi. Ja ma arvan, et see käigud Telial sellised kampaaniad nagu raputavad meid korraks sellest unest lahti. Võiks, et selles mõttes on see õnnestunud kampaania kahtlema. See on punkt 1 on see, et inimesed on laisad ja mina ka, ma ei ole kindel, kas ma viitsiks vahet. Teine asi ongi see, et see peab olema nagu päriselt mu rahakodist tunda andma, eks ole, et lisaks on siin, päris tihti on ka vahetusega kaasnevad mingid kulud, võib-olla on mingid uued seadmed hankima, võib-olla mingid vanad tagastama ja see on nagu kõik nagu keeruline teema, et see ei ole niisama lihtne. Telefoniga või mobiiliga on natuke lihtsam ja seal sa lihtsalt lased endale saata uue SIM-kaardi, paned selle masinasse telefoni või e-SIM-iga on ju. Aga no, ma tahan nagu üleskutse teha, et aitame konkurentsi kaasa, et vahetame operaatorid. Kui ei ole see jama ja tõeliselt väga halb olukord, kui sul tuleb koju üks kaabeliühendus ja see on nagu see. Aga põhiline ikkagi suur probleem on ikkagi see, et endiselt on väga palju kohti, kus lihtsalt ei ole võimalik. No sa võid võtta, eks ole, mobiilse andmeside, kui sa tahad, aga kui sa tahad ikkagi kvaliteeti või stabiilsust, siis sa ei saa sellega nõus olla. Ja isegi Tallinna piires on väga palju kohti, kus ongi ainult üks operaator, jämmast on selleks Telia, aga mõnes kohas on see mõni teine. Ja maapiirkondades, kus on, eks ole, Telia Vask vanast Eesti telefoni ajast, seal on samamoodi, et ega keegi teine sinne paku, kuigi Telial on tegelikult seadusjärgi kohustus vasepaari rentida, aga siin on olnud arvamusi, et see rendihind on ka piisavalt kallis, et konkurent ei taha seda, see tasu ära neile, eks ole. Aga kui me räägime nüüd kui me rääksime seda, kui sa Ants püstitas küsimuse, et miks inimesed ei taha või viitsi vahetada, miks nad on harjunud sellega, siis tegelikult siin me jõuame ka ainsa positiivse punktini selle asja juures, see on see, et erinevalt paljust teistest riikidest on meie kõik 3 suurt ja ka mõned väiksed operaatorid tegelikult nii juhtmega kui juhtmevaba internetiteenuse pakkumises üsna kvaliteetsed. Et meile meeldib küll vinguda hindade üle, aga me tegelikult ei saa väga tihti vinguda selle üle, et mul eile polnud pool päeva netti või ma ei saanud mingeid asju teha, sest et ühendus oli väga halb. Et tegelikult meie ühendused, need investeeringud, mis just ette lugesite, need tegelikult töötavad. Ehk siis me oleme saanud selle raha eest, mis me maksame, aga see hind meile meeldib mitte kvaliteetse toote. Ja see on aus väide, ma olen suga nõus, jah. Aga seda enam võiks olla lihtne minna ühe juurest teise juurde ja siin tahaks kindlasti tunnustada turunduslikus mõttes praegu Tele2. Tele2 on üldse osanud minu arvates nendest Telia ja võib-olla väiksemal määraga Elisa sellistest jutumärkidest suurepärastest kampaaniatest lõigata turunduslikku profiiti, et nad üllitasid jälle väga toreda artikli, kus nad panid siis kõrvuti tõepoolest kõik need netihinnad, mida püsipakettidena pakutakse. Ja noh, muidugi see oli sisuturundus, sealt käis ka läbi viidet, tulge meie boksi, aga tõepoolest väga adekvaatne info ja sellises valguses nagu väga õige käik, et kui ikka mingi suur tegija omale vabatahtlikult raputab S-tähega algavad materjali pähe, siis on see väga õige sellest kinni võtta. Ma olen nõus, jah. Selle konkurentsi olukorra puhul on ainult üks asi, mida
mis mulle nagu ei meeldi ja mida ma tahaks, et oleks parem Eestis, et need varjatud lisakulud. Sa vaatad, olgu, Elisa pakub mulle mingisugune 20 eurot see koduinternet ja siis, kui ma lõpuks olen jõudnud lepingu sõlmimiseni, sa pead rentima mingisugused seadmed, mida ma ei saa välja osta, ma ei saa kasutada oma ruuterit, et pagan, lõpetage see ka ära, palun. Toon teile siia näiteks ühe näite, kui me rääksime just ennem sellest, et kuidas siis see ühest operaatorist teise juurde üleminek on ja mis need seadmete värkidega on, siis üks näide on näiteks see, et oletame, et Elisa pakub mulle Teliaga võrreldes 5 eurot soodsamat internetiühendust optilise kaabliga, näiteks üks on 20, teine 25, eks ole. Siis Telia puhul on see, et optilise kaabli tavaliseks võrgukaabliks saamiseks selleks, et ruuteri külge ühendada on vaja terminali. Siis just vastavat terminali ja see terminal on Telia peab seda enda taristu osaks, ta annab selle inimesele ja kui leping läbi saab, see inimene annab selle Teliale tagasi, inimene ei maksa selle eest. Siis Elisa küsib selle eest, kas nõuab seda kas välja osta või renti või kuumaksu ühesõnaga ja see ongi enam-vähem 5 eurot kuus, mis tähendab seda, et see hind on jälle sama, eks ole. Tundub odavam, tegelikult ei ole. See on jälle see muster turunduses ja müügis, et sulle varjatult tehakse hinnatõusu. Teine asi, mida ma märkasin siin, kui ma vaatasin nende hinnakirjadele otsa, siis ja vaatasin ka siin, rääkisin kolleegidega, et päris palju on tänapäeval see, et kui sa liitud, siis sulle ikkagi suhteliselt jõuga surutakse peale tehniku visiiti, mille eest sa pead ise maksma, et minu kogemuses vähemalt vanades headel aegade jutumärkides ühendab ühe kaabli ühte pesasse. No enam-vähem jah, sest nad arvavad, inimesed ei saa sellega ise hakkama. Et mulle tundub, et see on ka nagu selline lisatulu teenimise viis, sest et varasematel aegadel anti sulle ma ei tea, kas siis kontorist või poest kuskilt või saadeti sulle postiga need seadmed ja sa ühendasid ise ära, et mina pole kunagi ühtegi tehnikut selleks kutsunud, et mulle mingit seadet ühendada. Aga tänapäeval tundub, et sellest nagu mõne operaatori puhul enam mööda ei saagi. Või vähemalt see mööda saamine on keeruline. Ja vanasti oli ka see, et kui tehnik tuli ja sulle koridoris tuppa kaabeli vedas, siis see töö oli tasuta, sest sina liitusid, eks ole. Tänapäeval enam ei ole tasuta. Ja kindlasti siin ka, kui te nüüd vahetate või ei vaheta oma pakette või operaatoreid, tasub tõesti alati sellele vihjata ja seda teha, kui te räägite oma praeguse teenuseandjaga, sest ma ütleks ka personaalsest kogemusest, Elisa tegi ikkagi mulle päris hea pakkumise, tõsi, nad sinna pakkumise sisse ka suuskasid mingisugused elamuse nimelise telepaketi ja ma kahjuks ei vaata televiisorit, aga kui ma selle sealt ära võtaksin, siis ma lõpuks ei maksaks nagu oluliselt või peagi üldse mitte rohkem kui interneti eest, ehk minu jutu sisu see, et tegelikult ilmselt kõik firmad teevad ka mingeid personaalseid soodustusi, kui sa ikkagi oled sellise natuke nutuse näoga ja ütled, et ma tahan ikka teie juurest ära minna. No ega tegelikult väga ei tee, et selles mõttes küsida võib loomulikult, et pigem küsida kui mitte küsida, aga minu kogemus näitab ja siis ma tean ka mitmed teist tuttavate kogemus näitab seda, et kui sa küsid ilusti viisakalt, vahet pole, kas see mobiil või see on siis juhtmega internet, siis tehakse kurva silma niimoodi, kahjuks teil on juba parim pakkumine ja me ei saa mitte midagi teha. Mina tegelikult ei küsinud, vaid ma lihtsalt olin sellise näoga, et ma üldse ei taha ja ma lähen minema. No see on teine asi. Ja siis ikkagi selgus, et saab küll, et tõesti need ei ole päris tähtajatud pakkumised, aga igal juhul saab. Ja loomulikult mobiilinumbrite puhul kehtib see vägagi või ütleme mobiilse interneti puhul. Et sellest me oleme siin korduvalt rääkinud ka, et kui nii-öelda leti hinnad on seal paar, 3, 40 või isegi eurot kuus siin piiramatute ühenduste eest, siis natukene rääkides langevad need hinnad 10 euro kanti. Nii et kokkuvõttena võiks siis öelda, et Telia tegi suurepärase kampaania, et me sellest kõik saame jälle rääkida ja saame anda inimestele nõu ja inimesed said aru, kuhu siis lähevad miljonid ja kuidas siis ühel suurel pooleldi Rootsi firmal läheb väga hästi. Nii et võib-olla siis kokkuvõttes on see kõik hea, aga endiselt ma ei usu siiralt, et need inimesed, kes selle otsuse tegid, siis 2 varianti, kas nad olid tõesti lollid või nad olid pahatahtlikud. Ja, aga kui me juba sellest räägime, et kuidas kõik hindu tõstavad või kuidas Telia teeb siin trikke, siis tegelikult sel nädalal võib-olla just kasutati ära seda suurt skandaali ja vaikselt tehti oma asjad ära, et Elisa ja Tele2 tõstavad oma mobiilside pakettide hindu, nii et seda teavitust ma kahjuks või õnneks veel ei saanud, aga loomulikult hinnatõusu vastu ei ole meil midagi teha. See on jällegi see, mida te ka varem
välja tõite, et need hinnad on tõusnud siin, jupp aega ei olnud seda hinnatõus nagu mitu aastat, eks ole, nüüd on nagu aasta jooksul tõstus mitu korda minu arust. No vot ja siin on kahjuks muidugi see koht, nagu me vaatame ka bensiini hindu või et noh, väga keeruline on minna teise juurde, kui sama posti juures on sama hind pea. Jah, bensiini hinnad muidugi aeg-ajalt kukuvad, aga allveeside hinnad kahjuks ei kuku. Jah, oleks nii, et liiguks ühe päeva pärast tangin siis teise juures. Aga lähme edasi võib-olla siis järgmise uudisega ja ma saan aru, et teie olete tuttavad uue kolmikuga. Nimelt Samsung tõi siis välja aasta trio, nende uued telefoni rivi, kus on siis S25, 25 Plus ja S25 Ultra. On nii? Tõsi. Oleme hoidnud käes. Kas on ultra kõvad uudised? Vastupidi, et on ultra nõrgad uudised. Ehk siis tegelikult ma julgeks öelda, et Samsung on riistvara poole pealt ikka üsna aja maha võtnud ja tarkvaras on ta küll kõvasti tegutsenud, et AI-d on palju, AI on tegelikult ka mulle tundus vähemalt, eks peab testima põhjalikumalt, aga selle mulje põhjal, mida seal näidati esitlusel, siis üsna praktiline, eks selles mõttes mitte lihtsalt sõnakõlks, aga tegelikult reaalselt kasulik. Ja ka see One UI 7, mis on Android 15 põhjal, mis Samsungi uutel telefonidel tuleb kõigile, eks ole, jupi kaupa nendest uutest alates, tundub ka olevat siuke päriselt nagu käepärane ja kasulike uuendustega muudatus. Nii et selles mõttes tarkvaras on nad vaeva näinud. Riistvaras ma ütleks, et ma ei olegi näinud ammu, et nii vähe oleks muutunud. No muutunud ongi kõige rohkem, kui üldse väljast vaadata, siis on see Ultra, see kõige suurem ja ägedam telefon, mis on siis ka nüüd astunud sammu teiste poole, et kui Ultra seni oli kandiline märkmik teravate servadega, nurkadega, siis nüüd Ultra on ka natukene selliste ümarate nurkadega ja võib-olla käes on mõnusam hoida. Ja Ultra on muide veel parema ekraanikatte, mis on lihtsalt nagu äge, et kui see vana Ultra ka juba, S24, oli erakordselt mitte peegeldav, siis see uus isegi on veel natuke mitte peegeldavam, et see jäi mulle ka natukene silma, et miks ka mitte. Aga... See mitte peegeldav kate on väga hea muideks. Ma ei tahaks väga, et teised tootjad teeksid sama asja ja Samsung teeks ka odavamat telefonide sama asja. Aga kõik see AI pool loomulikult, seal on segadust ausalt öeldes väga palju, sest et nagu siin paljud teised firmad, mille nimi algab A-tähega ja proovivad siis oma erinevaid assistente kokku sobitada, ega Samsung on umbes samasuguses segapudrus natuke sipleb, et Samsungil on ju olemas Bixby, mis seni on olnud justkui nende selline tipptoode, tippassistent, aga nüüd tehisintellekti aegadel ikkagi tuleb järjest rohkem Google'ile toetuda, kellel on Gemini. Ja nüüd see uus assistent on ka selline omapärane hübriid tegelikult Geminist ja Bixbyst, et väga paljusid asju teeb Gemini. Ma vaatasin nende pressiteadete põhjal, mida nad seal, üks demo oli näiteks see, et sa saad nüüd näiteks öelda, et küsi, millal on sul mingi lemmikartisti kontsert ja pane kohe minule kalendrisse see nii-öelda märge. Ja hopsti ta seda tegi, selle peale võtsin ma oma Pixel 9 ja ütlesin Geminile, kuule, et vaata, millal Kiviõli suusamägi lahti on ja pane mulle esimeseks päevaks kella 3 sinna aeg. Ja palun väga, tegi täpselt sama asja ära. Ehk et tegelikult see on hea näide sellest, kuidas tegelikult teeb seda Gemini, et seal ei ole isegi selle Bixby'ga mingit seost. Tegelikult ei olegi Bixby'ga mingit seost. Bixby ainuke asi, mida Bixby teeb, mina saan nii aru, ma võin eksida, aga mina saan nii aru, et Bixby selle AI puhul tegeleb telefoniseadete osaga, et näiteks sa saad nüüd öelda, et kuna mu ekraan on natuke liiga tume ja siis ta paneb see ekraani heledamaks või et ma ei kuule hästi, siis ta paneb su ekraan helitugevust juurde, eks ole. Aga kõik see, mis puudutab nagu veebiotsinguid ja mingeid äppidega suhtlust, et see on ikkagi põhiliselt Gemini. Ja minu arust on huvitav nüüd näha seda, et kuna Samsung ja Google on suured partnerid ja ka eelmine aasta oli ju eksklusiivselt Samsungil tulid esialgu välja see teotsimiseks ring ümber ja muud sellised asjad, mis pärast tulid ka teistele telefonidele, et milline osa sellest Gemini nutikusest, mis on praegu eksklusiivselt siis Samsungi telefonidel mingi aja jooksul ka esialgu ilmselt pikslitele ja pärast teistele telefonidele jõuab, et küsimus on selles, et milline osa siis jääbki nagu nii-öelda Samsungi pärusmaaks ja milline osa tuleb ka konkurentidele. Mingi osa kindlasti tuleb ka konkurentidele, kuna Google seda lõpuks viib, aga kindlasti mitte kohe, eks. Ja muide selle käigus ma oma katsekäigus avastasin ka seda, et olles siin ju kogu aeg rääkinud, kuidas tegelikult eesti keele tuge Google assistendil ametlikult keeltevalikus pole. Aga kui sa valid täna Gemini keeleks eesti, tuleb sulle küll see vana hea
Jüri või kes iganes selle hääle nimi on sinna, aga ta teeb asju. Ma olin täiesti üllatunud, seesama Suusamäe näide, et ei, ta teebki seda, et ma seni kuidagi olin arvamusel, et ta ei tee seda, sest et näiteks isegi eestikeelne Gemini polnud veel mingi aeg tagasi iga nõus mulle äratusi ja kalendrikirjaid panema, rääkimata kuskil. See on viimase areng, eks ole nüüd, jah. Aga see töötab ehk, et täna eesti keeles Gemini paneb äratusi, paneb sulle kalendriaegu, teeb selliseid komplekspäringuid. Tõsi, ta on mõnikord selline, kuidas ma ütlen, nagu skisofreeniline, sest näiteks mõnel hetkel ta otsib sulle rõõmsalt kõik meilid, teeb nendest kokkuvõtted, vaatab sinu postkasti, aga teisel hetkel teatab ta, et ta on kahjuks keelemudel ja ta ei saa ikka sinna postkasti vaadata. Tuju, mõnikord on head tuju, mõnikord halb tuju. Et ta jah, nagu, kui ta sellesse kahjuks... Gemini Jüri nii-öelda tujud, need ei ole kuidagi seotud Samsungiga, et see on toimub... Ei, see on jah, Samsungil ei ole nagu lisavõimeid seal peal siis või? No Samsungi lisavõimed, nagu Meelis mainiski, et Bixby on tõesti see, mis on nagu siis, ta on tegelikult ühes aknas, et kui sa hakkad nüüd rääkima assistendiga ja ütled näiteks, et palun jah, tee mul telefonil font hästi suureks või keera helivaljus väikseks, siis nagu sekkub Bixby. Ja, et see on võib-olla nagu natukene võiks võrdluse momendi tuua siin Apple Intelligence'i ja siis Siri pluss ChatGPT vahel. Selle vahega, et kui Apple küsib, et kuule, et kas ma nüüd küsin selle ChatGPT käest, siis Samsung ei küsi su käest, vaid automaatselt suunab selle siis Gemini'le või saab ise aru, et kumma osaga nagu sellest AI kompotist ta peaks siis parasti suhtlema, eks ole. Ja teine asi muidugi, mida ka seal rõhutati väga tugevalt seal esitlusel oli ikkagi see, et enamus sellest nutikusest on võimeline, just kui sa ei taha teha veebiotsingut või mingit sellist asja, on võimeline töötama siis ainult seadmes ja nagu eelmisel aastal on ka sel aastal siis seal Samsungi Galaxy AI seadetes nupp, et töötle andmeid ainult seadmes ja ära saada oma andmeid veebi ja siis ta teeb ainult kohalikke otsinguid või kohalikke päringuid, eks ole. See on muidugi asi, mida peab kõvasti katsetama või vähemalt niivõrd kuivõrd katsetama, et vaadata siis palju tõesti toimub telefonis, sest ikkagi palju sellest nagu päriselt AI-st, mis sul seal võib-olla pilte töötleb ja Samsung ka näitas seda väga suurt integratsiooni just nende selle, mis iganes on drawing assist või et sa saad siis luua fotode ja joonistuste põhjal või isegi tekstiga nõuandes asju, aga need aspektid, mis siis töötavad netis, muide, need on tasuta kuni 2025 aasta lõpuni. Nii et seal võib veel juhtuda, et vabalt mingi osa sellest AI-st hakkab ka tulevikus saama ikkagi mingit maksupõhist lähenemist juurde. Siin on nüüd ka see, et olles kasutanud eelmiste aastate Samsungi telefoni koos siis Galaxy AI-ga ja teinud neid nii-öelda näiteks selliseid asju nagu väikest pilti upscale'inud või suuremaks teinud ja mingeid peegeldusi eemaldanud ja ühesõnaga nagu seda galeriis AI fototöötust teinud, siis need asjad on Samsungil kõik, paned netiühenduse kinni ja nad töötavad ilusti. Kui sa võtad just me hiljuti testis olnud OnePlusi telefoni või Honori telefoni, siis iga sellise asja tegemiseks laetakse su pilt üles veebi ja tehakse seda serveris, mitte telefonis endas, et juba seal on näha, et tegelikult see kohalik AI töötab ikkagi Samsungil, kuigi ma olen nõus, et OnePlusis need tulemused on kohatagi veidi paremad, aga see on küsimus, kas ma tahan mingit oma hiljuti tehtud pilti kuskile serverist saata või ma olen kindel, et Samsung teeb selle ära mu telefonis ilma üles laadimataks. No kõik see kokku ikkagi viib ka selline tõesti, et kas siis Samsung näitas pigem uut tarkvara, mis võib tulla ka S24-le ja võib-olla siis teistele Google'i telefonidele või kellele iganes või näitas ta siis midagi uut raua mõttes ja eks see raua pool on ikkagi täna nagu suht tagaplaanil, et väga mõned kaamerast ei räägi üldse, muide lainurkaamera vist sai 50 Ultra sai uue lainurkaamera. Minu jaoks on kõige suurem pettumus kogu selles asjas ja mul tõesti, nagu ma arvan, et siin on küsimus selles, et Samsung endiselt kardab, et see Note 7 fiasko või see põlema läinud telefonid on neil ilmselt siiamaani väga selgelt meeles ja nad ei taha riske võtta, et kui sel aastal on kõigil teistel telefonidel, eriti Hiina tootjatel, aga ilmselt ka mitte Hiina tootjatel on märgatavalt suuremad akud. Samsungil on kõik akud sama suured ja väiksel telefonil, siis tavalisel kõige lihtsamal Galaxy S25 4000 mAh aku aastal 2025 ei ole lihtsalt aksepteeritav. Google suutis panna sama suurde telefoni natukene küll paksemasse juba eelmine aasta, ma mõtlen Pixel 9, Pixel 9 Prole 4700 mAh aku, Xiaomi 15 selle aasta, mis on ka ainult minimaalselt paar millimeetrit suurem telefon, on 5400 mAh aku, ehk siis nagu Samsung saaks seda teha, sest et nad on tegelikult ju nii-öelda disaini ja arendustegevuse poolelt ikkagi tipptasemel, nad lihtsalt ei taha.
Ultra endiselt siis 5000, ütleme numbri Ultra endiselt 5000, jah. Ja kui rääksime hiljuti OnePlusist, muide 6000. Ja viimane Samsungi akuhüpe, mis oli positiivne üllatus, oligi see, kui äkki Galaxy S23 2 aastat tagasi sai 5000 mAh aku, mis oli nagu tol hetkel väga hea, arvestades, et sinna seal telefoni sees on ju ka pliiats, mis võtab osa sellest akuruumist ära, eks ole. No aga kas ikkagi, kas see milliampertunnid päriselt nagu loevad, ma mõtlen, et see on nagu see paralleel, et pole ju tähtis, kui suur on auto bensupaak, vaid mitu liitrit läheb 100-le. No ikkagi loeb seda, mida rohkem ka seal telefoni sees kogu sellist maagilist töötlust toimub, seda rohkem ka ikkagi kulub elektrit. Ja ma võin tuua siia võrdluse, kuigi me räägime nagu Samsungist, aga me neid telefone veel ei ole testinud, varsti ilmselt saame, siis OnePlus 13, millel on nüüd samamoodi see Qualcomm'i kõige uuem Snapdragon 8 Elite Keep, mis on ka Samsungi telefonidel ja tal on siis 6000 mAh aku, mis on umbes 10% suurem kui eelmisel aastal. Siis tegelikult reaalne aku kestvuse võit võrreldes eelmise aasta mudeliga on kuskil 20-25, kohati 30%. Et tegelikult see suurem aku pluss efektiivsem protsessor annab reaalselt parema aku kestvuse, kui ta oli varem ja kohe nagu rohkem, kui see aku enda protsendi tõus on, eks ole. Küll on aga see, et ka see Snapdragon Keep on väga kuum kiip selles mõttes, kui sa hakkad seal mängima või videot töötlema, siis võib juhtuda, et see aku kestab natuke vähem kui eelmine aasta, aga niisama, ma ei tea, videot vaadates, veebis surfates, muusikat kuulates kestab kõvasti kauem ja see on reaalne edu. Ja ma usun, et kuna Samsung küll ei olnud aku parem kahjuks, aga ilmselt see uus kiip võib ka nii-öelda siis ooterežiimi või lahja võimsusega tegevuste puhul seda aku elu tegelikult veidi paremaks teha. Ja Samsungi puhul me võime muidugi spekuleerida ka seda, et nad lihtsalt saavad seda endale lubada, et nad ei investeeri liiga palju, sest inimesed ostavad telefoni nagunii, kuigi siin on oht, et nad hakkavad ikkagi lõpuks turuosa kaotama ja kui see juhtub, siis võib-olla võetakse jalad kõhu alt välja, kes võib olla liiga hilja, aga loomulikult mitte keegi ei taha investeerida liiga palju, kui nad näevad, et selleks tegelikult otsest vajadust ei ole, eks ole. Et neil ei ole nagu vaja otseselt midagi tõestada. Aga kui me nüüd räägime Ultrast, siis, mis on tegelikult nagu põhiline telefon, mis on saanud muudatusi, siis 2 muudatust, mis on nagu omapärased ja üks on kohe lausa negatiivne, on see, et siis see S-Pen pliiats, mis teatavasti kõigil Ultraseeria telefonidel ja vanasti Note'idel on olnud selline põhimüügiargument ja ka väga palju fänne on sellel, siis alati või aastaid on see olnud Bluetoothi toega, et kui ma selle telefoni või pliiats telefoni sellest välja võtan, siis ma saan kasutada seda kaamera päästikuna ja ma saan juhtida sellega esitust, kui mul telefon ühendatud näiteks projektori külge ja nii edasi. Ma saan teha sellega erinevaid tegevusi, mis siis eeldavad seda, et telefon ja pliiats omavahel suhtlevad. Siis sel aastal on Bluetooth ära võetud ja see on lihtsalt selline tavaline rumal pliiats ja Samsung ütleb, et põhjus on selles, et ühekohaline arv protsenti kasutajaid kasutas neid Bluetoothi funktsioone. Ilmselgelt on see tegelikult lihtsalt kokkuhoiu meetod, aga kurb see on, et selline tegelikult päris üks ägedamaid funktsioone, mis see pliiatsil oli, on ära võetud. No seda nad omavahel väga reklaamisid, kui äge see jälle on, aga siin võib-olla on neil ka õigus. See on äge, et neil on üks omadus vähem või? Ei, ma ütlen, et omaleel on reklaamisid, kui ägedad on need Bluetoothi funktsioonid. Samsung kunagi ka, kui iPhone'is võeti ära kõrvaklapi pistik, siis Samsung rääkis, kui loll otsus see on ja kuidas nemad on ägedad, nemad sellise asju ei tee. Järgmine aasta oli võetud ära kõrvaklapi pistik või pesa. Aga selles mõttes, et tegelikult... Ja mida ei ole, ma korraks tuletan meelde, et võiks olla see magnetiline juhtumevaba laadimiskinnitus, seda ka ei ole. Jah, et nüüd ongi, et siin on nagu tegelikult kõige kurvem uudis, mitte ainult siis nagu Samsungi puhul, vaid tegelikult kogu ökosüsteemi puhul üldse, et mina ootasin ikkagi päris pikalt, et see kaua lubatud G2 tuleks Androidiga telefonidel ja siiamaani me oleme näinud seda ainult ühel telefonil, milleks on mingi HMD Soome tootja pisik, eks ole. Aga nüüd tuleb välja, et ja kuigi kui ma IFA käisin suvel, siis ma rääkisin ka siis selle Wireless Power Consortium, kes seda G-standardit arendab esindajaga, tema ütles ka, et tulevad, et selle aasta tuleb kindlasti palju ja me tegeleme sellega. Ja nüüd on siis näha, et nad on tegelikult alla andnud, kui nad tootjad ilmselt ei taha sellest investeerida ja nüüd ongi teinud sellise G2 ready standardi, mis tähendabki seda, et põhimõtteliselt telefon lihtsalt paned talle selle ümbrise ümber magnetiga ja siis ta töötab, eks ole, ja tegelikult sellist ümbriseid ma olen saanud osta juba, ma ei tea, 3 aastat, eks ole, kõigile telefonidele ümbristootjate poolt, et see ei ole, ja see on tegelikult nagu näha, et see on lihtsalt
andsime alla ja mõtlesime välja ilusa nime ja loodame, et keegi ei solvu. Ja Samsungil on ka nüüd, eks ole, ametlikud need ümbrised olemas, millel on siis iPhone'i MagSafe'i moodi magnetrõngas taga ja saad siis tarvikuid kasutada. Aga otse ilma ümbriseta telefoni külge ei saa panna ja see on väga kurb ja see tegelikult näitab trendi, et see ei saa olema ainult Samsung, tegelikult ka OnePlusil on samamoodi, et teil ei ole kui see G2 nimetus seal juures, aga võib-olla see tuleb uuendusega, sest et tegelikult see asi tuleb täpselt samamoodi. Ja siin juba jutud räägivad, et teistel telefonitootjatel hakkab samamoodi olema ja ma imestaks, kui Google teeb sama lükk, et nad ei pane sinna mitte seda füüsilist magnetit telefoni sisse, vaid hakkab ka kasutama korpuseid. Ja kui me nüüd räägime veel viimaks lõpuks siis ühest muudatusest veel, siis tegelikult Ultra puhul kõige suurem muudatus on tegelikult disainis, ehk siis nurgad on, vanasti oli Ultratel niimoodi, sellest tegelikult rääkisime vist alguses juba, ei rääkinud. Ei. Ma mõtlesin, ma mainisin seda, et disain ei ole enam kandiline. Nurgad on läinud ümaramaks, ehk siis kui sa kirjutad teksti klaviatuuriga, su telefon on nurkapidi vastu peopesa, siis ta ei ole nii terav. Aga kui sa hoiad telefonid kõrgemalt natuke kinni, siis on ääre on tehtud kandilisemaks, mis tähendab seda, et sellisel juhul on hoida ebamugav, kui vanasti oli. Aga kui sa paned seda ümbrise, siis tegelikult on päris mugav hoida ja mugav on ka varem, sest et tegelikult telefoni enda mõõdud on läinud natukene väiksemaks. Hoolimata sellest, et ekraan on nüüd 6,9 tolli ehk 0,1 millimeetri võrra suurem ja põhimõtteliselt ainus muu muudatus, mis on tehtud, on see, et üliläinud kaamera on nüüd 50 megapikslin, et kas sellest on ka kasu, seda me saame testida ilmselt tõesti peagi. No ma arvan, et see on selline aastakäikude värk, kui lähevad nurgad ümaraks, siis lähevad varsti jälle teravaks, siis lähevad jälle kui ümaraks. Apple teeb kandiliseks, teevad teised kandiliseks. Aga ja muidugi üks kurb asi on veel see, mis ka ei muutunud, et odaval just kõige väiksemal ja soodsamal S25 tavalisel on endiselt 25 vattine laadimiskiirus, mitte kiirem. Teistel on endiselt 45 vatti, aga 45 vatti on okei, see 25 tänapäeval lihtsalt. No tegelikult jäi see kõik samaks, et seal ei toimudki mingit muutust. Kuulujutud rääkisid muideks, et tuleb ka selle 45, aga tuli välja, et ei tulnud. Ja Eestis küll ei näidatud, aga Ameerikas näidati siis kohal olnutele pildi pealt ja klaaskapist ka siis seda kuulujutude küüsis olnud hästi õhukest mudelit, mille nimeks saab S25 Edge. Ja sellel on väidetavalt veel väiksem aku, kuna ta on lihtsalt nii õhuke, aga samas 6,4 millimeetrit paksus, mis on nagu kuulujutud järgi paksus, Samsung küll ametlikke numbreid veel öelnud, versus siis selle tavalise S25 7,2 millimeetrit paksus on tegelikult ikkagi liiga väike vahe, et selle nimele kompromisse teha, et ei ole piisavalt õhuk, et oleks äge. Ma vaatan siin nimekirja lõppu, et ma ei tea, kas see oli varem ka veel midagi uut, et nüüd on võimalik nagu sarnaselt siis ka Pixeli telefonidele videost müra kustutada, taustamüra, ma mõtlen siis nagu erinevaid hääle. Minu arust see on ka selle uue AI paketi omadusest, et see Samsungi koolitaja seal ka seda demos, et ta salvestas ise klipi ja näitas, kuidas see töötas üllatavalt hästi. Jah, aga samamoodi, see on ka konkurentidel olemas ja muide video puhul on olemas siis ka nüüd loog videoprofiil ja saab salvestades 10-bitist HDR-i, kes tahab ikka sellist profimat tulemust saada. Ma ütleks, et see loog videoprofiil on võib-olla just äge, et sa saad pärast koloreerida ja teha, aga jällegi. Kui sa oled influencer või teed professionaalset videot. Jah, et sa teed mingi töötlust, aga jällegi need kaks asja või mitte kaks, vaid 3 või 4 või kõik need asjad peaaegu, millest me täna räägime, on kõik tarkvaralised. Et küsimus ei ole siis füüsiliselt uues telefonis, vaid ägedamas tarkvaras. No nii, aga siis on Samsung oma avakäigu teinud. Eks me vaatame, kuidas neil läheb ja kuidas teised vastavad. Ja kindlasti ootame siis ka teilt pikemat testi, eks siis selgub tõde. Ja vaatame lõpetuseks, saade on meil siin olnud paari teema keskne, aga ma saan aru, et meie ühe saateosalise Saagale oleme siin kaua kaasa elanud ja Glen on saanud endale lõpuks ometi toimiva ID-kaardi. Kas see on tõsi? No jaa, ma olen nagu lugeja kirjal saatsin meie saatele, kus ma kurksin. Lugeja kirjutab, kogu aeg jändab selle ID-kaardiga ja ei saa käima. Sul oli probleem fotoga, siis oli sul probleem sõrmajälgedega, siis oli sul probleem paljude asjadega. Mul oli probleem järjekorras seismisega, oli ka mul probleem. Et mul oli selle asutuse külastamisega, politsei piirivalve ametiga olid mul suured probleemid, et mul oli neid palju ja ma pean nüüd tunnustama seda asutust, sest et tõepoolest peale seda, kui sa teed ise foto, siis teadupärast on seal fotol muidu ka päris sellised kummalised nõuded, et ta peab olema, kui ma ei eksi, kas 1300 kuni korda 1600 pikslit ja
suurem kui 1 megabait, mis ei ole muide väga lihtne teostada, kui sa telefoniga teed pildi, sest et võib juhtuda, et selline pilt lihtsalt on väiksema, kui isegi resolutsiooni mõttes mitte väiksem, siis mahu mõttes kindlasti väiksem. Ja ega mina olin ka alguses laisk, ma tegelikult tegin oma pildi selle eesmises selfie kaameraga ja arvasin, et kõik on väga hea, aga vot selgus, et ei olnud hea. Ja siis pärast otsisin ma välja oma tolmukihi alt päris suure fotoaparaadi, peegelkaamera ja panin selle statiivi, no ikka filmiga muidugi. Panin selle statiivi otsa ja tegin pildi ja see pilt igaks üks ütlen nali, sest äkki mõni see usub, et sa tegid filmiga, aga olgu. No mine sa tea ja tõepoolest see pilt muide sobis ja ma pean ka tunnustama neid, et see kommunikatsioon oli väga kiire, et peale seda, kui ma siis saatsin oma selfie pildi, vist päeva-paariga öeldi mulle, et selle pildiga küll ei ole meil midagi teha. Ja see oli ka väga tore, et see uus pilt paluti mulle saata meili peale lihtsalt vastu, mis võib-olla mõnes mõttes isegi võib-olla mõnes paranoilisemas inimeses oleks võib-olla tekitanud küsimusi, et et kas ma nüüd saadan oma näopildi kuidagi meiliga, aga kui see lekib kurjategijate kätte, mis siis saab? Ma sellist küsimust ei esitanud, saatsin meiliga uue pildi ja see pilt läks läbi, paari päeva pärast sain teate juba, et minu kaarti trükitakse. Olgugi, et ma ei tellinud ju seda kiirkaarti, vaid täiesti tavalise, mille kohta öeldi, et kuu ajaga saab. Tegelikult toimus see päevadega ja siis ei läinudki rohkem vist täpselt kui veel 1 päev peale seda trükkimist. Sain juba teate, et minu kaart on selles samas asutuses, kuhu ma siis ei tahtnud üldse minna. Ja sealt miks sa ei tellinud seda Silverisse? Muide, ma ei mäleta, et mul oleks olnud see võimalus. Kui ma olin seal selles keskkonnas, siis ma ei näinud seda võimalust. Ma nägin ainult neid PPA punkte. Ma ei tea, kas see oli kuidagi seotud äkki sellega, et ma olin mingisugune, ma ei tea, andsin sõrmejälgi ja olin siuke raske juhtum. Ma ei tea. Igal mina seda võimalust ei näinud, tellisin selle PPA-sse ja mis oli väga tore. Sealt juhatas kohe siis nupp mulle, et võta number elektrooniliselt. Ja see oligi see koht, kus sa saad võtta tegelikult järjekorra numbri elektrooniliselt. Nii et tunnustan IT-mehi, nad on teinud selles mõttes toreda lahenduse. See käibki niimoodi, et sa lihtsalt oled, sa ei pea minema nüüd selle daami juurde, kes sulle naeratab seal sissekäigu juures, tõstab sealt ekraani pealt selle A4 paberi ja vajutab sinu asemel võta number, vaid sa teed selle sama asja ise telefonist, netist. Et sa saad seda nagu kaugelt teha ja ta kohe näitab sulle, et sa oled näiteks järjekorras nüüd 15 või 20 või 10. Aga selles mõttes, et kui sa nüüd lähed sinna asutusse sisse ja sa näed seda kirja kuskil ekraani peal, et võtta number elektrooniliselt, kas seal on mingi QR-kood või kuidas see suunatakse telefoni? Sul on see lihtsalt telefonis, selles mõttes, et sinu number on sinu telefoni ekraanil ja aeg jookseb seal. Ja kui sinu kuidas sa selle numbri sinna telefoni ekraanil saad? Kuidas sa selleni jõuad? Sa vajutad telefoni ekraanilt nuppu, et võtta number telefonis. Mul jääb see ikkagi see koht arusaamatuks, kuidas ma jõuan sinnani, et mul see koht telefoni ekraani tekib. Sa lähed sellele lehele, mille link on sul meilis, kui sulle uut ID-kaarti pakutakse. Okei, selge. Ühesõnaga link on meilis, see koht jäigi mulle segaseks. Ja ilmselt see on avalik mingi veebilink, ma kujutan ette, et kui ma lähen ka PPA lehele, ma arvan, leiaks selle kuskilt võib-olla ise. Broneerimine, vist on jah, broneerimine. Jah, mingi broneerimine, eks ole, aga muidugi seal natuke keerukas või mis keerukas, aga sa pead arvestama lihtsalt sellega, et sul puudub igasugune ülevaade, kui ruttu see järjekord liigub. Nii et mul oli ikkagi paar korda nii, et ma mõtlesin, et see mingi paarkümmend inimest, et see on pool tundi ja siis selgus, et üllatust, et need numbrid lähevad tegelikult kiiremini. Ja siis on variant öelda kohe, et loobun järjekorrast. Sa nii päris ei saa öelda, et ma ei tea, hüppan 1 koha võrra tahapoole või midagi sellist, et kui sinu aeg võtad niimoodi uue numbri, eks ole. Ja kui sa võtad nüüd sinu aega kätte jõudma, siis sul on 2 varianti, et kas sa magad selle aja nüüd maha või oled kohal või siis võtad päris uue ja oled jälle järgul lõpus. Ja siis mul ikkagi juhtus veel ka nii, et ma jõudsin sõna otsa mõttes viimasel minutil uksest sisse ja siis selguski, et nad täpselt minuti ootavad, aga ma jäin nii hiljaks umbes 4,5 sekundit sellest minutist. Ja daam leti taga oli juba minu numbri tegelikult nagu võtnud järgmise vastu, aga ta tuli siiski mulle vastu, kuna ma ohkisin, sest et ma jooksisin sõna otseses mõttes, et jõuda. Ja siis ta ütles küll, et aga võtke siis ka uus number, aga ma kohe küll ei tahtnud seda teha, sest seal oli ikka mingi paarkümmend numbrit ees. Ühesõnaga kõik see laabus väga hästi. Ma saingi ID-kaardi ja sain teha ka ära Smart ID nüüd tõepoolest, et olgu, et kui sa hakkad Smart ID tegema, siis sa leidsid üles ka lugeja? Ma leidsin ühe lugeja, mul küll endal seda kahjuks ei olnud, aga ma sain selle ikkagi võtta ja toimis. Tõsi, ma arvasin ka alguses veel, ma ei olnud ammu seda nüüd uuesti Smart ID teinud, seal eelvalikus on ka kohe see, et tee ikkagi mobiil-ID-ga.
et selles mõttes võib-olla võiks sealt Smart ID tegijale öelda, et pange sinna kuidagi see nagu sulgudesse, sest et aeg on läinud juba nii palju edasi, et võib-olla enamik inimesi hakkab riburada pidi neid uusi ID-kaarte saama ja millega enam ei saa mobiiliga teha. ma alguses võtsin ka mobiil-ID, et mõtlesin, et proovin, et oot, et see võimalus on ju nüüd olemas. Aga siis sa ikkagi mingil hetkel takerdud sinna, et sinu kaart on antud hiljem välja, kui mis see oli siis 2022. Aga jah, sertifikaatidega see asi kõik toimis, aga minu saaga, et ma sain ka uue ID-kaardi, muide rõõmustas mind ühe teise personaalse aspektiga veel, ma tahaks ka selle ära mainida. Et nimelt, kui algas koroona ja oli aasta 2020, siis ma arvasin, et minu finantsvabaduse tagab kullerina töö ja siis ma registreerisin ennast. Mis kullerina? Bolti ja Wolti toidukulleriks. Ehk et olgugi, et ma ei ole just Bolti hea sõnaga maininud väga, aga ma otsustasin, et ma ikkagi annan avalduse mõlemale. See oli siis aastal 2020. Jah, 5 aastat tagasi. COVID, 5 aastat tagasi, jah. Ja nüüd just vahetult mõned päevad ennem, kui mul see Smart ID siis või ID-kaardi saaga juba edukas lõpp hakkas paistma, otsatas siis nii minu postkasti kui sõnumite hulka õnnitluskiri Woltilt. Wolt ütles, et minu avaldus on vastu võetud. Ja selles mõttes tunnustan Wolti, sest et Boltilt ei ole seda kirja veel tulnud, et ilmselgelt tihedas rebimises Wolt jõudis ette. Ja 5 aasta möödudes sain mul kirjad avaldus vastu võetud ja õnnestus mul ka nüüd, kuna ma sain nüüd uue ID-kaardi, siis ma sain seda avaldust menetlema asuda tänu sellele, et mul oli ID-kaart, sest seal on vaja ennast tuvastada. Ja tõepoolest see kõik laabus küll mitte nii konarlusteta nagu lubatud, sest öeldi, et minu tuvastamine võtab seal paar minutit, aga tegelikult võttis see umbes päeva. Ja siis sain ma edasi minna lepinguga ja muide sealt ma ikkagi nägin, et nad tegelikult on minu avalduse juba roheliseks kiitnud aastal 2023. Aga siis ma teavitust ei saanud. 2 aastat läks veel aega, kuni see meili jõudis. Kuni ma sain nagu meili, jah. Nii et selles mõttes ütleme siis, et keskmiselt sain ma teada, et 3 aastaga menetleti minu avaldus ära ja siis 2 aastat saadeti siis mulle teavitus, et kõik on väga hästi. Ja nüüd... Mis aastal sa alustad kulleritööd siis? No ma mõtlesin ikkagi võib-olla ikka sellel aastal selle finantsvabaduse peale pürgida. Nüüd on mul siis uus ID-kaart, mul on terendab selline suurepärane karjäär ja kõik on nagu suhteliselt hästi ja saan minna ka oktoobris muide ju valima, kasutades siis Smart ID-d, mis teha veel rõõmsamaks. Sinu digikotermanidest vajavad nüüd ainsana vist lahendamist SEB ja Google Pay vahelised mured. Ma muide proovisin ka seda, ma isegi vahepeal juba kahtlustasin, et äkki on Google Pixel siin natuke süüdi ja kui ma testisin siin OnePlussi ja... Kirjelda lühidalt ühe lausega, mis koterman on? Ei koterman on see, et ei toimi mul siis puutemakse, et kui ma panen mis tahes kaardid, mis Androidiga telefonis. Androidi telefonis, mis kaardid on väljastanud siis SEB pank ja need kaardid toimivad kenasti kõigis muudes kanalites ehk internetis maksmisel, loomulikult Play Store'ist ostmisel, igal pool need kaardid toimivad ja mingit probleemi pole. Aga Google Pay ehk siis puutemaksena Pay kasutamine ei toimi ja ei toimigi, aga kummaline on see, et nad toimisid Samsung S84 plussis. Nii et kui ma siin pool aastat kasutasin Samsungit, siis mul toetas kenasti Google Pay. Kui ma võtsin kasutusse Google Pixeli, siis lakkas see Google Pay töötamast ja nüüd OnePlusiga ta ka ei töötanud. Ehk ta annab mulle teavituse, et kusagil ilmnes tõrge ja palun võtke ühendust pangaga. Ma olen võtnud ka ühendust pangaga. Pank on võtnud omakorda vist ühendust mingite Google'i spetsidega ja kumbki pool ütleb, et tõrge on seal teisel pool. Et see probleem natukene... Mõni koterman püsib, aga 5 aastat ma annan sulle selleks keskmiseks, et siis sul need kotermanid lahenduvad. Võib-olla tõesti jah, ja 5 aastat on jälle vaja ka uut ID-kaarti, nagu ma teada sain. Ja muidugi selle pildi kohta ma võib-olla tulla seal korraks selle jutu keskosa juurde tagasi, mis mõnes mõttes on nagu kummaline. Ma ei tea, kas kusagil siis on see minu pilt sellise metsiku super-hüperresolutsiooniga talletanud, sest kui ma sain ju kätte ID-kaardi ja vaatan seal pealt oma pilti, ma olen muidugi rõõmus, et see pilt on ikkagi minu nägu ja seal on rillid, nagu mul tavaliselt on, aga olgem ausad, ma ei taha siin mingit roppe sõnu kasutada, see pilt on seal paras udu. Et ehk tegelikult minu suurepärasest peegelkaamerast ja muust pingutamisest jäi välja või jäi järgi ikkagi nagu kahetsusväärselt vähe. Et ma hästi ei saa aru, miks need pildinõuded sellised on, kui see pilt pärast seal kaardi peal on pehmelt öeldes nagu selle kaamera obskuuraga tehtud. Et
ma tõesti ei tea. ilmselt see on ikka selle jaoks, et kuskil failis olla kvaliteetsem. Jah, et võib-olla siis tõesti. Kui politsei võtab selle oma autos lahtist, ilmselt läheb paremini. Võib-olla küll, et ta ei suurenda seda ID-kaardi pilti siis omale suurele ekraanile. Võib-olla on see põhjus selles, et see on... Muide ka selles Eesti äpis, kui sa klikid oma dokumentide lae pilt, siis ta laeb seal ikkagi sellise, et ta avab sul see täisekraanil nagu sellise päris ilusana. No võt, sa võid seda proovida. Seda poolt ma ei olegi proovinud, muidugi vaatan siis, mis versioonid minust sinna äppi on jõudnud. No nii, sellised lood täna, mõned on pikema vinnaga siin aastaid kestvad lood, aga mõned lühemad, igatahes meie hoiame iga nädal nendel lugudel silma peal ja lõpetame tänaseks, aga oleme uute lugudega tagasi juba nädala aja pärast.